Tervitused! Kas sa oled kunagi ennast leidnud olukorrast, kus sa tead väga täpselt, mida sa peaksid tegema? Aga ikkagi lükkad seda ülesannet edasi. Kui see nii on, siis see video on just sulle. Sest ma jagan sulle 5 väga praktilist punkti, mida sa saad teha selleks, et lõpetada asjade edasi lükkamine. Enne, kui me nende punktide juurde jõuame, peame aru saama ühest olulisest põhimõttest. Me ei lükka edasi mitte tegevust, vaid negatiivset tunnet, mis sellega kaasneb. 2014 aastal ajakirjas Science avaldatud uurimuses paluti osalejatel 15 minutit üksi toas istuda ja mõelda. Seal oli üks seade, millega sai endale anda elektrilööki. Katsed väitsid osalejad, et on valmis isegi elektrilöögist toitumise nimel raha maksma. Kui nad seal toas aga pidid üksi olema ja tundsid igavust, siis 67% meestest ja 25% naistest andis endale elektrilööki. Selleks, et pääseda ebamugava tunde eest, milleks siis selle katse puhul oli igavus, oleme valmis tegema täiesti absurdseid asju. Ja meie keha toimib nii. Me põgeneme ebamugavate tunnetest alateadlikult. Ja tegelikult see on täiesti loomupärane kaitsemehhanism, mis toimib ka muudel juhtudel. Kui meil on külm, siis me võtame midagi peale. Kui meil on janu, siis me võtame juua. Me ei teadvusta seda, vaid me lihtsalt tegutseme. Samamoodi me reageerime ebameeldivatele ülesannetele. Me tunneme näiteks ärevust, hirmu või igavust ning tunte vältimiseks me alustame automaatselt asendustegevusega. Kuidas siis seda automaatselt jääda lõhkuda ja lõpetada prokrastineerimine? Esimene punkt. Tee nimekiri enda asendustegevustest. Kui mina seda nimekirja tegin, siis esialgu tulid ülesanded nagu näiteks uudiste scrollimine. Kui ma aga pikemalt mõtlema hakkasin, sain aru, et mul on 2 sellist salakalavamat asendustegevust. Esimene siis meilikasti vaatamine. Selle asemel, et midagi suuremat ja keerukamat teha, tahan ma sealt saada mingit mugavamat ja kiiremat ülesannet, millega tegeleda saaksin. Ja teiseks, ma sain aru, et minu kiusatus on liigselt planeerida. Selle asemel, et mingi projekt reaalselt teha, tahan mina seal seada tegevusplaani, korrastada vahetähtaegu ja nii edasi. Igati kasulik ja vajalik tegevus, aga ühel hetkel tuleb piir ja see polnud enam minu jaoks produktiivne, vaid see oli minu asendustegevus. Kui sa oled nende asendustegevused kirja pannud, siis on väga palju suurem tõenäosus, et sa märkad neid ning saad teha siis juba selles hetkes teadliku otsuse oma olulise ülesandega jätkata. Teine punkt. Pane kirja, kui sa tahad teha asendustegevust. Üks osa on nimekirja tegemine, aga teine punkt on see, et õpiksime olukordades märkama seda, kui tahame asendustegevust teha. Selle märkamist soodustab tugevalt see, kui me paneme enda asendustegevuse soovi kirja. Näiteks kell 9.23 tekkis kiusatus meili vaadata. Kui me seda mõnda aega oleme teinud, hakkame asendustegevusi paremini märkama. Kui sa oled selle kirja pannud, siis sa saad reageerimise asemel teha teadlik otsus. Ja soovitan kasutada sellist nippi, et kui sul on kiusatus näiteks sotsiaalmeediasse minna, siis luba, et sa võid seda teha. Aga mitte kohe, vaid 2 minuti pärast. Selle aja peale see ebamugavuse tunne lahtub ning kiusatus asendustegevuseks on väga palju väiksem. Tihti on aga see, et ma tehan küll väga täpselt, mida ma tegema pean. Aga lihtsalt väga raske on alustada. Ja sellega me jõuamegi 3. punktini. Kasuta 2 minuti reegli. Luba endale, et sa pead rasket tegevust tegema ainult 2 minutit. Nagu öeldakse, kõige raskem osa trennist on diivanilt välisukseni. Samas, kui tead, et nii-öelda kohustusülesannet teha on ainult 2 minutit, siis on vaimselt sellega väga palju kergem algust teha. 4. punkt. Sõnasta konkreetne järgmine samm. Koolitusel kurtis üks osaleja, et juba kuid on tal tegevuste nimekirjas, et peab lõputööd kirjutama. Aga mitte kuidagi suuda pihta hakata. Tegis väike arutelu ja selle käigus selgus, et kõige järgmise asjana tuleb tal helistada ettevõtte esindajale, kelle juures siis seda praktilist osa tööst teha. Küsisin, et kas ta nagu järgmise 2 nädala jooksul suudaks ainult selle kõne ära teha. Ta vastas rõõmsalt, et selle kõne võib ta kas või täna ära teha. Ja tihti me lükkame suuri ja raskeid asju edasi, aga väikse esimese sammu tegemine ei ole tegelikult üldse nii raske.
Ja see omakorda, kui me oleme selle ära teinud, lükkab juba tegelikult selle suurema palli veele. Ehk siis, suure ülesande puhul sõnastab väga konkreetne järgmine samm. 5. punkt. Oma head süsteemi ülesannete haldamiseks. Üks suur mure, mis põhiprojekti juures meil minema viib, on see, et kõiki muid detaile, mõtteid ja kohustusi on lihtsalt nii palju. Need keerlevad meil peas ringi. Kui need pole korralikult korrastatud, siis võtame paratamatult käsile selle, mis on meie jaoks kõige mugavam. Meil produktiivsusklubi tiimiliige Valdur jagas enda süsteemi, mis oli enda ülesannete, projektide ja ideede jaoks loonud mulle tänaseks juba 8 aastat tagasi. Algus oli see natuke hirmutav, aga kui selle näitel ka enda ideed, ülesanded ja mõtted korrastama hakkasin, sain aru, kui palju selgem ülevaade mul on ja kui palju kergem on päriselt ellu viia neid raskemaid asju, mis mu laual on. Korralik süsteem oma ülesannete ja juhtimiseks on alus selleks, et oma olulised asjad tehtud saada ja vältida asendustegevusi. Nii nagu 8 aastat tagasi oli mulle minu süsteemi loomisel toeks Valdur, siis nii tahan olla mina sul. Selleks me lõimegi e-kursuse, kus on väga kvaliteetsed ja süsteemsed õpetusvideod ja ettevalmistatud selline template, mille põhjal saad ka sina enda jaoks mugavalt luua sellise süsteemi ülesannete haldamiseks. See ei pea hakkama ise jalgratast leiutama, vaid saadki võtta selle asja aluseks. Tänaseks on e-kursusega liitunud 189 inimest. Tagasiside on lihtsalt väga hea. September 2025 me alustame uue e-kursuse ühiselt läbimise grupiga, et aidata ka sul luua endale selline hea terviklik ajaplaneerimise süsteem. See tähendab, et alustame võimsa sellise live kohtumisega, tuleme kõik ühte kokku ning seejärel 2 kuu jooksul on toetavad sellised mastermind stiilis kohtumised, et saaksid samm-sammult endale hea ja toetava süsteemi luua. E-kursuse liitumisega me paneme kinni 18. septembril kell 10 õhtul, seega tasub kindlasti enne seda reageerida ja seda liitumise otsust mitte liiga palju edasi lükata. Täpsema kursuse kirjelduse leiad sa meie kodulehelt ja link on meie video kirjelduses siin all. Ja muideks, kui sa tegelikult hakkasid seda videot vaatama sellepärast, et lükata edasi oma olulist ülesannet, siis ole nüüd hea, mine selle juurde tagasi.